Hea sõber, inimese tee viib valgusest varju ja varjust valgusse. Filosoofid ja teoloogid on sellel teel käinud väga erinevaid radu, kuid kõik on mõtisklenud ka selle üle, mis on patt. Kaasaeg seda sõna eriti ei armasta, isegi kirikus välditakse seda. See on nagu haav hinges, nagu karje, mida pole võimalik kuidagi vaigistada. Filosoofid ütlevad, et patt on eksimus, väärtegu, midagi, mis rikub inimese olemust. Sokrates leidis, et keegi ei tee kurja teadlikult. Kuritegu sünnib teadmatusest. Kui inimene teaks, mis on hea, siis ei suudaks ta enam halba teha. Platon lisab sellele, hing on nagu hobune, mida juhib mõistus, kuid kired kisuvad ikka jälle teda teelt kõrvale. Patt on siin hinge sisemine lõhestumine. Tehes nüüd ühe suure hüppe uuse filosoofia, siis Immanuel Kant lisab, inimene teab, mis on hea, aga tema vabadus, see püha anne pöördub iseenda vastu. Ja nii sünnib radikaalne kurjus, tahtlik vastuhakk moraali seadusele, sisemine mäss Jumala käsu vastu. Sören Kierkegaard ütleb, patuna on mina, kes ei taha olla mina Jumala ees. See on hetk, mil inimene ütleb, ma tahan olla iseenda allikas, aga sellest hetkest alates hakkab see allikas ka kuivama. 20. sajandi eksistentsialistid Sartre ja Camus käsitluses kaotab patt religioosse tähenduse. Alles jääb eksistentsiaalne süü, inimese vastutus oma vabadusest tehtud otsuste eest. Patt ei ole siin enam vastandumine Jumalale, vaid allaandmine olemise absurdsusele ja vastutusest loobumine iseenda suhtes. Hannah Arendt näeb patus mõtlemise katkestust, vastutuse lühist. Inimese sisemine valvur on välja lülitatud ja ta laseb end voolul kaasa kanda. Ja sellel voolust kaasa kantuse üle ei saada enam kunagi uhke olla. Michel Foucault jaoks on patuse võimu poolt toodetud raamistik, milles inimene tunneb end patusena. Ta ei eita inimese sisemist lõhestatust, kuid väidab, et ühiskond loob kujutluse patust, et teda kontrollida ja vormida. Pattu vaadeldakse siin sotsiaalse konstruktsioonina. Patt on siin õieti võimu peegel. Paul Ricoeur ja tema jaoks on patt lõhe identiteedis. See on võõrandumine iseendast. Lõhe ületamine saavutatakse sisemise ärkamisega. Kui nüüd seda kõike üldistada, siis võiks öelda, et filosoofia näeb patus eelkõige katkestuse mustreid. Katkestus vastutuses, katkestus mõtlemises, katkestus suhetes kaasinimestega, katkestust oma identiteedis ja katkestust vastutuses tuleviku suhtes. Teoloogid aga räägivad patust täiesti teistmoodi ja patt ei ole piiblis mitte niivõrd tegu, vaid katkenud suhe. Aadam ja Eeva ei söönud lihtsalt keelatud vilja, vaid kaotasid usaldusväärsuse. Teiste sõnadega, nad ütlesid endale,
Jumal, me ei usu, et sinu tahe on meie jaoks hea. Ja see oli nende suur möödalaskmine. Heebrea sõna šata tähendab just sellist möödalaskmist. Sellest hetkest alates elab inimene uskmatuses. Ta eksleb oma iseseisvuse labürindis. See ei tähenda, nagu ei usuks ta enam Jumala olemasolu, ta ei usu enam eelkõige tema headusesse. Paulus näeb pattu kui jõudu, mis valitseb teda seestpoolt. Nii ütleb ta, ma ei tee head, mida tahan, vaid kurja, mida vihkan. See on kirjas Rooma kirja 7. peatükis. See on patuorjus, nähtamatu võrk, mis muudab inimhingede oma soovide tihnikuks. Patt on siin nagu kosmiline haigus, millest võib tervendada vaid üks ravim. Kristuses kingitud uus elu. Kirikuisa Augustinus, kes seisab keskaja künnisel, ütleb, et patt ei ole teadmatus, vaid tahtlik ärapöördumine Jumalast. Inimene teab, mis on hea, aga valib siiski halva. Patt on nagu korrumpeerunud tahe, nagu endasse kõverdumine. Martin Luther leiab, et me oleme kõverdunud iseendasse ja ei suuda enam armastada Jumalat. Üksnes Jumala arm võib meid aidata. Käsk võib küll pattu näidata, kuid ei suuda seda ravida. Puritaanliku jutlustaja John Bunyani palveränduri teekonnas, mis on nagu meie mõtiskluste taustaks, on patt eelkõige koorem. See on südamehaigus, kalduvus ikka jälle eemalduda Jumalast. Ja ta ütleb, see koorem on minu oma ja ma ei saa seda ise maha raputada. See koorem langeb alles siis, kui rändur tõuseb Golgata mäele ja näeb risti. Ta ei vabane sellest moraalimäel ega maailma nõu kuulates, vaid Golgata mäel. Igal juhul inimene ei saa seda koormat taeva kanda. See jääb kas risti alla või inimene surebki koos sellega. John Bunyani palveränduri teekond aitas kaasa eestlaste vaimuliku tundlikkuse ümberhäälestamisele. Luterlik traditsioon oli patu küsimuses juba õpetusliku aluse pannud, kuid John Bunyani teos andis sellele kogemuslikku sügavust. Korraga mõisteti, et ei piisa välistest reeglitest, vaid patukoormast vabanemiseks oli vaja Jumala armu isiklikku kogemist. Seega pani idanema isikliku usuelu tõsiduse, millest kujunes hilisemate äratusliikumiste süda. See andis Eesti ja Liivimaa kristlusele realistliku, kuid samas ka sügavalt tundelise vaimulaadi. Lõpuks tuleb öelda, seal kus on patt, seal on ka Jumala arm. Seal kus on kuristik, on ka sild. Filosoofia võib meile küll näidata, kuidas me Jumala vastu eksisime, kuid teoloogia näitab, et keegi on meid juba leidnud. Filosoofia võib seletada küll patu struktuuri. Teoloogia toob sisse ka lunastuse dimensiooni. Ja just siin Kristuse risti all omandab patt oma tõelise tähenduse. Mitte moraalses häbis või tühistamises, vaid kohtumises patuvõitja Jeesuse Kristusega. Järgmine kord räägime usust kui teekonnast. Seniks kohtumiseni.